Tere tulemast järjekordsesse lahutustundi. Ekraanil on näha kuupäev 7. august ehk see lahutustund pidi olema eelmisel nädalal, aga väikeste segaduste tõttu Facebooki kalendriga jäi ta eelmine kord ära ja sai siis kuulutatud nädal aega hiljem ehk siis täna on 14. august ja oleme siis käsitlemas teemat neljarajaliste teede ohutus ja põhjuseks on siin paar nädalat tagasi toimunud rasked avariid nii Pärnu kui Tartu maanteel ja seoses sellega ka loodetavasti jõuame natukene käsitleda siis professionaalsete juhtide teemat ja selliste logistikaettevõtete juhtimissüsteemi teemat. Ja kiiresti kordame üle reegleid, et me kaameraid ei kasuta ja räägime ühekaupa ehk mikrofonid vaikimisi kinni, kui ei ole sõnakord. Sõna saamiseks püüame tõsta kätt Teamsis ja püüame siis teemasse jääda, et kindlasti on palju asju, mida võiks arutada, aga tunni ajaga kõike ei jõua, nii et jääme nende kahe teema juurde praegu ja salvestame siis YouTube'is selle arutelu ja meid hetkel on 4 inimest siin, lisaks minule Ainile on veel 2 külalist ja Roland on ka ja Allar. Et loodetavasti tuleb põnev arutelu. Me oleme Ainiga valmistanud ette päris mitu slaidi, et hakkame neid otsast läbi vaatama ja siin Ain on alustuseks pannud mõned statistilised slaidid, mis natukene üldist pilti või taustsüsteemi meil avaks ja Ain võib-olla sa nende slaidide autorina tahad ka sõna võtta. No proovin jah, ehk siis siin on nüüd lihtsalt need juhtumid kokku löödud avaandmete pealt ja roheline joon näitab, et palju on neid registreeritud juhtumeid. Avaandmetesse satuvad sisse need, kus on hukkunud ja vigastatud ja paremal poolsel teljel on siis hukkunud punase joonega, kuna need numbrid vigastatute ja õnnetuste arvu kohta on enam-vähem samas augus. Nii, ja mida me siit saame järeldada? Kõigepealt mina ütleksin, et hukkunute osas ei ole see trend võib olla veel midagi drastilist, et siin võib olla lihtsalt tavaline kõikumine, aga juhtumite ja vigastatute numbrid lähevad nagu pikemat lakke. Lähme edasi. Ja siia ma panin siis jaotuse riigiteede ja vallateede osa ja võtsin indeksiks nagu sellise üks hukkunu võrdub 10 vigastatuga, et sellisel juhul näeks niimoodi nagu kategooriate lõikes, et kust D-kategooriast neid ohvreid rohkem tuleb ja on tõepoolest nagu põhimaanteede number kõvasti suurem indeksis ja vallateedes ütleme siis tänavate number suhteliselt suurem. Ja kui me niimoodi vaatame lihtsalt kategooria lõikes ainult, et siis paistab, et nagu kõrvalmaanteede ja kohalike omavalitsuste maanteede ehk asula-väliste teede osas need numbrid on suhteliselt väikesed, et võib-olla see ei olegi nii drastiline. Aga kui me läheme edasi, siis läheb pilt huvitavamaks. Sest järgmise... Ja siin on võib-olla kommentaariks et tõepoolest see kõrvalmaanteede number on suhteliselt tagasihoidlik. Avariide arv on küll, aga arvestades kogu seda maanteede pikkus, siis tõepoolest siin on mõtlemise koht. Avariide arvu järgi võis vaadata ka siit, eks ole, tegelikult siin on midagi juhtunud. Aga põhimõtteliselt ma püüdsin miljardi kilomeetri kohta jagada,
siin selles ülevalt me vaatame kõigepealt on need kilomeetrid, siis on AKÖL keskmine selles kategoorias ja miljonid kilomeetrid kokku terve aasta peale. Ja siis on hukkunud ja vigastatud siis miljardi kilomeetri kohta, kust tuleb välja, et põhimaantee ja tugimaantee on läbisõidu kohta isegi leebemad kui kõrvalmaantee ja samasugune lugu tuleb siis vallateedel. Läbisõidu kohta võttes on 3 laipa siis ja kohalikul maanteel 8, mis on suurem kui põhimaantee ja tugimaantee. Ja indeksina on täpselt samasugune põhimõte, eks ole, et hukkunud ja vigastatud 10-kordsega. Siis siit tuleb välja, et kõige hullem läbisõidu suhtes on valla maantee, mis on, ütleme jämedalt võttes 2- või 3-kordne siis riigimaanteede ohutase läbisõidu kohta. Ja alumises plokis on siis samuti hukkunud ja vigastatud, aga 1000 teekilomeetri kohta. Ja tõepoolest, kui ma teekilomeetri järgi vaatan, siis on põhimaantee kõige hullem, aga põhimaanteel on ka 2 korda suurem liiklussagedus kui valla tänavatel. Vallateede läbisõidu kohta on väga raske muidugi puhtalt andmeid saada, nii et 23. aasta andmetes oli olemas ja ma eeldasin 23. aasta suhtes on samasugune kasvutrend olnud siis vallateedel kui riigiteedel mõlemal sektoril. Nii et jah, siit kui me räägime teekilomeetri kohta õnnetustest, siis on tõepoolest kõrvalmaanteed ohutud, aga kui me räägime läbisõidu kohta, siis on pilt vastupidi. Ja linnatänavad selle indeksi tasemel on igal juhul ohtlikumad kui mis tahes riigiteed. Aga teisalt, kui ma vaatan puhtalt hukkunute pool, siis ilmselt kiirused on väiksemad ja läbisõidu kohta on poole vähem hukkunuid. Et see on nagu sellest üldisest poolest. Kas tahab keegi midagi küsida, kommenteerida? No, võib-olla jah, sõnum on jah see, et liiklust ei ole, ei tähenda, et tee on ohutu. Ehk et kui me paneme mingile teelõigule liikluse inimesed sagima, siis selgub see nii-öelda tõsiasi. Et jah, põhimaanteedel on liiklust rohkem ja seetõttu ka juhtub rohkem, aga mis siit statistikast praegu välja ei tule, tänane teema ehk 4-rajalised, et kõik põhimaanteed ei ole meil 4-rajalised. Nagu ka seda ma olen korra püüdnud teha ja sealt tuleb see asi veel drastilisem välja. Ehk siis on võimalik, kui võtta liiklussageduste pool ja ka avariid jaotada ära nende teede suhtes, mis on 4-rajalised. Et ma olen ühe korra selle mängu läbi teinud, et see ei ole sugugi võimatu. Aga see eeldab natukene andmetega tohterdamist. Jah, okei, aga lähme edasi siit. Kui seda kusagile kasutada oleks, ma käin selle korra veel läbi, aga lihtsalt ma praegu kiiruga tegin nagu sellise. Ja minu jaoks oli üks üllatav küsimus, et riik on hakanud oma statistikas näitama 4. teekategooriat, mis ei ole põhitugi ega kõrvalmaantee, vaid mida nimetatakse ühendusteeks. Aga ma ei leia kusagilt nagu nende juhtumite suhtes selle ühendusteel juhtunud. Et võib-olla see on seal olemas teenumbri kaudu. Aga ma ei ole veel jaotanud seda. No, ühendusteed on rambid ja siis, mis kahjuks meil on paljudes projektides siginenud sellised segase funktsiooniga teed, mis ei ole puhtalt ei kõrvalmaantee ega kohalik tee, vaid tal on nagu rambi ja siis kohaliku tee ühendfunktsioon, mida võib-olla sinna läheb ka näiteks Kogu ja tee Narva maanteel selle Loomaardu vahel, ma ei tea.
ilmselt mingid kogu- ja teejupid, et no meil on siin Tartu maanteel Kolusõlmes on sellised imelikud jupid, mis ei ole ei ramp, ei ole kohalik tee, ei ole juurdepääs, niisugune määratlemata tee, mis siis on siis liigitatud sinna teeregistris. aga okei, tänud selle eest, lähme edasi, et nüüd selle teema ajendiks olid siis kaks avariid, üks nendest siis Pärnu maanteel Kanamaa sõlmest pisut edasi. Kanamaa sõlmest me muideks eelmises lahutustunnis rääkisime, et see on hetkel töös, selle rekonstrueerimine ja sealgi on mõned probleemid, aga siis pärast seda objekti piiranguala natuke maad edasi rekkal rehv purunes ja liikus tema tasakesi mööda teepeenart edasi, lootuses jõuda enne Ääsmäe sõlme olevasse parklasse. aga enne jõudis siis Lux Expressi buss temale tagant sisse sõita. ja üsna kole pilt, aga kui räägitakse õnnelikust õnnetusest või siin ütleme, meie tunnis me õnnetustest ei räägi, pigem ikkagi avariidest, siis suhteliselt hästi läks, et inimesed said ainult viga, valdavalt kergelt aga neid vigastatud oli palju. ja noh, õnneks see löök siis bussil jäi paremasse serva, nii et bussijuht ise ka pääses seekord pigem vist rohkem ehmatusega. ja pilt üsna trööstitu, aga mis on näha, et selle rekka koormas olid oad kottides, mis toimisid lööki pehmendava efektiga ja see võib-olla ka päästis suuremast või raskemast tagajärjest, aga teine kohe mõned päevad hiljem toimunud siis Tartu maanteel Koselt natuke edasi selle uue Kose-Mäo lõigu peal jällegi purunenud rehv, rekka peatus, teine rekka peatus järgi ja hakati siis koos olukorraga tegelema ja kahjuks siis kuigi rehv, mis purunes, oli paremal küljel, siis rekkajuhid liikusid vasakust uksest ja kui nad siin seisid või mida nad siis iganes tegid, siis sõitis sõiduauto neile otsa. ja siin küll kahjuks tagajärjed olid palju karmimad. et miks on küsimus, et kuidas sellised asjad saavad juhtuda ja me ei otsi siin nagu ikka süüdlast, vaid meie ülesanne on analüüsida ja mõelda, et kuidas selliseid asju nii-öelda vältida, et kuidas see liiklussüsteem, mis koosneb siis inimestest, sõidukitest ja liikluskeskkonnast, toimiks või oleks disainitud nii, et sellised rasked tagajärjed oleks välistatud. ja siin on üks selline asi, väga lihtne on öelda, et inimene tähelepanu hajus või näppis telefoni ja niimoodi väga kergekäeliselt panna süülisus paika ja lõpetada selle koha peal igasugune arutelu. aga inimene on selline keeruline asi, loom, meil on kehva kvaliteediga sensorid, ajus on igasugust keemiat ja kuidas need asjad toimivad koos, on kohati selline müsteerium. ja üks selline nii-öelda inimese nii-öelda nägemismeelega ja samas nii-öelda ka olukorra või situatsiooniga seonduv nähtus on selline sihtmärgi lukustumine. et kui meil ei ole midagi erakordset ja on selline rutiinne olukord, kus me oleme, aga nüüd tekib sinna mingi konkreetne oht ja me tegelikult väga hästi näeme seda, aga siis me nii-öelda keskendume sellele ohule, me vaatame seda ja nagu öeldakse, et sinna, kuhu silmad vaatavad, sinna siis jalad ka viivad või käsi keerab rooli.
ja tekib selline olukord, kus ta ei saagi aru, et miks sõideti otsa, aga siin võib kahtlustada bussijuhi puhul sellist olukorda, et mingi selline nii-öelda fiksatsioon tekkis. Et noh, politsei, ma ei tea, kas selliseid asju käsitleb või tuvastab, et noh, väga lihtne on öelda, et ei olnud piisavalt tähelepanelik, aga võib-olla oli ju hoopiski liiga tähelepanelik. Ja selle nähtusega seondub ka selline tunneliefekt ja ka erinevad nii-öelda muud psühholoogilised või ka tervislikud kaasnähud, mis seda nii-öelda soodustavad. Ja mõnes mõttes on sellise nii-öelda olukorra vältimine ka treenitav ja tuleme hiljem tagasi ka selle juurde, et kuidas nii-öelda ettevõtetes, sellistes logistikaettevõtetes selliseid asju peaks nagu õppima. Aga sellest saab rohkem juurde lugeda Vikipeediast. Nüüd teine asi, kui me vaatame seda Tartu maantee avariid, siis sõnum oli see, et avarii toimus päisepäeva ajal, selge ilmaga, ei olnud sadu, ei olnud pilvi, sinine taevas, aga valgusega kaasneb alati vari, kui tegemist on sellise suundvalgusega, nagu on meil päikesevalgus, kui ei ole nii-öelda pilves taevas, kus valgus hajub ja tuleb igast suunast enam-vähem ühtlaselt, või kui meil on tehisvalgus, valgustid, siis paratamatult kaasneb sellega vari. Ja siit pildi pealt, mis on nüüd juba avariijärgne olukord, kus siin Päästeameti ja politsei inimesed tegutsevad, on see väga hästi näha, kus inimene, kes on isegi natuke heledama riietusega sõiduki varjus, on oluliselt halvemini nähtav kui ka suhteliselt tumedas riides politseinik, kes on päikese käes liikumas. Ja sellises olukorras jällegi, kui võtta see eelmine nii-öelda näiteks ohu või nii-öelda sihtmärgi lukustamise efekt ja lisaks ka siis selline nii-öelda kanapimedus, mis selliste nii-öelda erineva valgustugevusega või lainepikkusega objektide nii-öelda vaatamisel kaasneb, siis see on nii-öelda programmeeritud nagu oht. Ega sa nüüd selle kanapimeduse mõiste all ei viidanud juhi soole? Ei, kanapimedus on väga konkreetne vanusega kaasnev probleem, et silma kohanemine nii-öelda eredamast valgusest tumedama valgusega ja kui need erinevad valgused on selles samas vaateväljas, siis silm kohaneb eelkõige eredaga, et kaitsta nii-öelda silma sarvkesta. Et see on jah, vanematel inimestel selgelt nii-öelda süvenev probleem, aga Allaril on käsi püsti. Jaa, palun. Kanapimeduse osast on seda öelda, et see ei ole ainult vanusega, et näiteks lühinägelikkuse puhul on see samamoodi täiesti nagu probleem, et minul endal on päris tugev lühinägelikkus ja kohati on olnud endal ka justkui see kanapimedus, just need erinevates valgustes, et see ei ole ainult vanusega seotud asi, see ongi sinu silmast oleneb. Sind juba loetakse järelikult vanaks. Aga ma kasutaks juhust ja kommenteeriks praegu neid pilte natukene juurde. Et sellest tuleb edasi ka juttu, aga kui meil on projekteerimisnormis sees, et peenar peaks olema 2,5 meetrit kaetud peenar ja 0,5 meetrit tugipeenar ehk kokku 3, tugipeenar on siis kruusast ja on ka silla ristlõike projekteerimisnormides, kus need 2,5 ja 0,5 on mõlemad asfaldiga ehk siis tegelikult peaks piirde olukorras olema 3 meetrit piirde ja sõiduraja vahel, aga nagu me siit näeme, isegi politsei mikrobuss, mis on tõenäoliselt umbes 2 meetri laiune,
viitab, et ega seal üle 2 meetri seda peenart ei ole. jah, nagu vist Transpordiameti inimesed ka kommenteerisid, et avarii oleks sõltumata sellest 1,5 meetrist vist toimunud. Et jällegi süü saab ajada nii-öelda liikleja kraesse, aga noh, kas ta on nii mustvalge, et see peenra laiuse küsimus on jah, ja siin on järgnev slaid, kus ongi küsimus, et noh, et kas laiem peenar kindlasti oleks ohutum, sest noh, kui vaadata, ma uurisin natuke ka siin ütleme teiste riikide statistikat, eelkõige brittide oma, et siis kusagil ei ole suudetud nii-öelda vältida sellistel mitmerajalistel eraldusribaga teedel nii-öelda selle nii-öelda peenra peal toimunud avariisid. Neid on erinevaid, on nii-öelda hädapeatunud sõidukitega, aga on ka see, kui on näiteks rampidel mingi mahasõidu ummik ja tekivad sabad, eks ole, kus sõidetakse ümberreastumisel nii-öelda seisvale autole sisuliselt otsa ja nii edasi, et neid asju on palju, aga kuskil protsentuaalselt kuskil 2,5% selliste mitmerajaliste teede avariidest on just sellised nii-öelda seontud selle peenraga ja Eestis nüüd juhtus nii, et oli ühe nädala jooksul 2, aga statistiliselt meil ei ole ilmselt väga palju neid ette näidata. Ehk siis mingit statistilist analüüsi teha nende pealt ei saa. Aga küsimus on jah, et võib-olla see peenra olemasolu ise on juba probleem, et kui peenart ei oleks ja näiteks auto teeb hädapeatumise nagu tavalisel 2-rajalisel teel, sul ei ole peenart, eks ole, ja kui ei ole parklatega mingit SOS taskut, siis sa jäädki nii-öelda sisuliselt sõidurajale seisma. Et võib-olla see oleks isegi ohutum, aga jällegi meil ei ole selliseid teid, ei ole võrdlust ja ei ole statistikat. Probleem on veel selles, et ma võiks seda statistikat püüda taga ajada, aga selgub, et teeregistris see peenra laiuse viide ei ole korrektne, et ma ei saa teeregistrist tegelikult kätte, et kui lai ja kus kohas see peenar on, sellega ei ole tegeletud. Nagu paljude näitajad on, aga seal on soust. Näitajad on kirjas baasis, aga sealt baasist leiab selle koha pealt sousti, mida usaldada ei saa. Aga Ain, kas sa seda tabelit kommenteeriks? No kommenteerin kõigepealt nagu seda, et kui ma võrdlen määrus 55, mis on 99 kuni 2015, siis D-klassi määratlused on siin toodud ja 106-ga, mis oli siis 2015, on need D-klassi määratlusi timmitud ehk siis karmistatud, mis tähendab, et sama liiklussagedusega läheb madalama klassi ja kitsama D-kategooriasse ja kuna D-klassi mõistet uues määruses ei ole, siis ma püüdsin siin natukene lahti kirjutada selle teksti osas ehk tegelikult 2+2 sinnamaani projekteeriti 3,75 sõiduraja laiusega, aga nüüd on 3,5 ja isegi linna lähialas 90 ja 100 kiirustel 2+2 ristlõikes võib teine rada olla koguni 3,25 ja peenar ise ainult meetrine. Et kui me fookus on nagu sellel 2+2, aga pilt on nagu ülejäänud teede osas isegi veel kurvem selle uue normiga. Aga neid ei saa ühte tabelisse panna, sellepärast et uues normis on jaotatud põhikõrval ja tuleb põhitugi ja kõrvalmaantee järgi ja veel kiiruse järgi need rajalaiused ja peenralaiused, nii et need ei ole enam selle aegaja mõttes võrreldavad. Ja põhimõtteliselt on nii-öelda klassid ära kaotatud, mis oli tegelikult selline natuke nõukaaegse mentaliteedi jäänuk. Et
ütleme, teistes riikides ka ei ole või ma ei tea, USA-s on klassid või pigem mitte, et siin Euroopas, Skandinaavias me räägime siis nii-öelda liiklussagedus, keskkond ja siis funktsioon, et nende kolme nii-öelda parameetri kombinatsioonis peaks leidma siis sobivad teeparameetrid ka, et ei ole nii-öelda ainult sagedusest lähtuvalt. Et meil linnas võib ju olla mõne tavalise tänava peal ka 15 kuni võib-olla 19 000 sõidukit, 2 sõidurada ja 30-ga saavad hakkama. Aga jah, see oli sellest peenra laiusest, aga nüüd, kui prooviks natukene nii-öelda analüüsida, et liiklusohutuses on kasutusel selline Šveitsi juustuviilude mudel, kus siis vaadatakse, analüüsitakse juhtumeid või üldse liiklusohutust, passiivseid ja aktiivseid vigu, et kui meil on juustu sees augud ja me paneme nad võileiva peale niimoodi, et augud ei ole kohakuti, siis et see leib sealt alt läbi ei paista, siis on nagu ühtlasem see maitse, eks ole. Aga nüüd, kui need augud iseloomustavad erinevaid vigu liiklussüsteemis, siis kui nüüd olukorras need erinevad vead satuvad kohakuti, siis on meil tagajärg. Et inimesed teevad vigu, aga kas need aktiivsed inimeste vead alati viivad nii-öelda tagajärjeni, on nii-öelda võib-olla siis see, millest räägitakse nagu õnne küsimus. Aga antud juhul siis, kui võtame Tartu maantee juhtumi, rehvi purunemine ehk sõiduk, siis see oli nii-öelda mõnes mõttes passiivne viga, et võib-olla ka aktiivne, võib-olla oli sõiduk piisavalt hooldamata, rehv oli kehvas seisus, me ei tea, igatahes rehv purunes ja oli vaja peatuda. Kui vaatame nüüd liikluskeskkonda, siis peenar kitsas, sõiduki pidi osaliselt peatama sõidurajal ja lisaks siis keskkonna nii-öelda teema ehk siis päikesevalgusest tekkiv sõiduki kõrvale vari. Ja aktiivsed vead, inimene olukorras väljus sõidukist vasakult poolt ehk siis põhisõidurajale ja kuigi rehv oli purunenud paremal pool, siis liikus nii-öelda ikkagi vasakul poolel ja ka siis appi tulnud sõidukijuht tegi seda sama. Ja nüüd siis see sõidukijuht, kes neile otsa sõitis, et temal võis olla jällegi see sihtmärgi lukustuse probleem. Vari võis põhjustada seda, et ta tegelikult ei näinud, et seal on inimesed nende veokite kõrval ja me ei tea, võib-olla olid siin mängus mingid kõrvalised tegevused, mis iganes, aga see nii-öelda olukord siis viis sellise raske tagajärjeni. Kuidas nüüd siin oleks saanud seda välistada, et ühelt poolt inimest võib ju püüda parandada, remontida ja kindlasti räägime professionaalsetest juhtidest ja koolitusest ja nii-öelda, kui me räägime näiteks lennundusest, siis lennunduses iga selline olukord, et viib selleni, et tehakse väga põhjalikud analüüsid ja luuakse protseduurid, et tulevikus analoogses olukorras vältida siis jällegi seda rasket tagajärge. Kas me nii-öelda maanteeliikluses peaksime samamoodi käituma või me lihtsalt leiame jälle süülisuse ja lähme eluga edasi? Sauk muidugi väitis, et lõuk ehk siis liiklusõnnetuse uurimise komisjon sellega tegeleb. Lõuk kutsutakse toimetama siis, kui on hukkunuga või vähemalt 5 vigastatuga juhtum ja need peavad jõudma nii kaugele, et tulevad ka oma ettepanekuga, mida edasi teha ja lõuki eesmärk ei ole
otseselt süülisuse välja selgitamine, see on politsei uuringu küsimus. Jaa, kindlasti, aga et kui palju me nendest Lõuki tulemustest oleme kunagi kuulnud või teame, et kas nende töö tulemusena on reaalselt midagi siis muudetud, kas ütleme seadusandluses või teede projekteerimise normides üleüldse nii-öelda. Seda peaks nüüd Metsvahil korra üle küsima, aga mulle tundub, et ei ole. Ma tahtsin siin juures, ma ei tea, võib-olla tuleb see teema veel kuskil edasi üles, aga peenarkitsas tähendab suhtlusjuhtidega viitab nagu sellele, et juht ei julge parema rattaga kruusapeenra peale minna, ütleb, et seal vajub sisse ja tõsi ta on. Ehitusnormid ütlevad, et kandevõimet kontrollitakse muldkehal meeter muldkeha servast, mitte lähemal servale. Et kas me peaksime hakkama serva kandevõimet paremini kontrollima lähemal servale, et oleks võimalik raskesõidukil ka sealt pärast edasi liikuda. Antud olukorras ma isegi ütleksin, et juht parkis auto väga õieti, sellepärast, et kui tal rehvi vahetuseks on vaja tungraud alla saada, siis tungraud peab kindlasti jääma antud olukorras asfaldi peale. Jah, selles mõttes, et nüüd selle peenra kandevõime kontrollimine ei muuda ju seda juhi nii-öelda kuvandit või arusaama sellest keskkonnast, et kas sinna saab siis sõita või mitte, ja kas see tema koormaga veok satub ohtu, et võiks nii-öelda vajuda ära sinna kraavi või mitte, et tema kindlasti püüab nii-öelda seda vara hoida. Et jah, küsimus on siin, kas see peenar peaks olema kitsam või laiem, et mis tegelikult siis oleks õigem, aga teine küsimus on see, et kas on õige hakata nii-öelda, et pannes 50 meetri kaugusele või 100 meetri kaugusele ohukolmnurk, et sellega nii-öelda on oht justkui või risk leevendatud, et nüüd võiks hakata seal rekka ümber toimetama ja rehvi vahetama. Siin muidugi viidati, et 150 meetrit oli vahet, aga see tegelikult ei muuda pilti. See ei muuda pilti, jah. Et kui sul on 120 kiirus, see ongi jälle see, mis me eelmine kord rääkisime, 2 või 3 sekundit, et sa ei jõua seal midagi teha, et kui sa ka näed ohtu ja sul on kõrval näiteks teisel rajal on ka sõiduk, sa ei saa ümber ka reostada, päris nii-öelda pidurit plokki panna, et kõik nii-öelda variandid on nagu ohtlikud. ITS-ist oli ka vist juttu, et tegelikult sellel teel ju on märgid, muud märgid ja mingil hetkel, vähemalt siis, kui politsei kohal oli, siis need märgid ju liiklus suunati ümber ja nendest oli nii palju kasu, aga jah, et kui ruttu nagu see info avariist või üldse sellest häda peatunud sõidukist jõuab nagu sinna ja antakse infot, et jällegi inimene on roolis, kas ta selle info omandab ja mis järeldused ta sellest teeb. Mina kuulsin sellist asja küll, et mõlemal juhul läks õnneks, et tegelikult selles liiklusjuhtimiskeskuses operaator nägi mõlemal juhul õnnetuse toimimist ja nende kohta on olemas videosalvestused mõlema juhtumi kohta. Jah, aga kui nüüd tulla nende rekka ja bussijuhtide ja teiste selliste professionaalsete juhtide juurde, kes töötavad mingis logistika või ehitus või mingis muus ettevõttes, siis küsimus on, et kuidas neid juhte on koolitatud ja millised nii-öelda sellised reeglid on ettevõtetes kehtestatud, et ja nüüd jälle, kui ma otsisin siin nii-öelda analoogsete juhtumite kohta teistes riikides, siis leidsin ka mitmed lehed nagu sellised vihjed või et peab olema nii-öelda ettevõtetes ikkagi kehtestatud teatud reeglistik, et kui on selline olukord,
sa pead hädapeatumised tegema, siis väljuda tuleb sõidukist paremalt poolt pärast peatumist ja kui ei ole võimalik minna SOS taskusse või parklasse, mis iganes, ainult paremalt poolt, mitte liikuda vasakult poolt ja mitte hakata koha peal midagi toimetama, vaid tuleb kutsuda nii-öelda turvaveok, kes nii-öelda varjab selle ohu ja siis alles nii-öelda kas teha ise või kutsuda veel nii-öelda tehnoabi, kes sõiduki kas teisaldab või siis, kui see ei ole võimalik, koha peal teeb mingi remondi. Et ja siin on see Rootsi info, et kaitsesõiduki tasub kindlustus. See on hea info, et küsimus jah, et kuidas see nagu meil siin on, et kas nendel ettevõtetel, kindlustustel on selliseid tingimusi sees, et jah, see oli siin. See Ramudeni hind on Eesti hind, tähendab, Ramudenil on 4 punktis oma teeninduspunktid ja nad pakuvad selle hinnaga seda turvaveokit. Jah, võrreldes nüüd inimese eluhinnaga ilmselt ei ole see üldse sugugi kallis, et igal juhul äärmiselt mõistlik nii-öelda teha riskianalüüs ja mitte hakata nii-öelda seal tee peal ise olukorda siis parandama, et see ei ole nagu kokkuhoiu koht. Veel natukene sellest peenrast ja kaitsekilbist, et siin on see pilt, et kuidas saab siis tagada selle ohutuse, et ei piisa sellise suure kiiruse ja ka liiklussageduse puhul mingist ohukolmnurgast kuskil seal peendra peal, vaid ja suhteliselt nii-öelda ohu lähedal, vaid et see turvamine peab toimuma palju pikemal maal ja see tähendab seda, et ka siin on see võimalus, et ikkagi mõni sõidukijuht ei näe isegi seda turvangusõidukit või tekib jällegi see lukustuse efekt, ehk ta sõidab nii-öelda sihtmärki lihtsalt sisse, aga siis see nagu absorbeerib selle löögijõu. Ma küsin vahepeal, kas meie neid lõugi või selle komisjoni analüüse on võimalik kuskil avalikult ka lugeda? Mina ei tea, et oleks, et need on üle 30 aasta kuskil kabineti riiulis olnud. Ma tean, et nendega saab tutvuda sellepärast, et Jan-Daniel Peterson tegi omal magistritöö nende lõugi andmete analüüsiga ja ta sai sealt need asjad kätte. No ilmselt on paljude asjadega niimoodi, et kui sa lähed küsima, siis on võimalik saada, aga nad ei ole avalikud. Nad ei ole võrgus kindlasti. Jah. Ja samamoodi võib-olla siin kusagil oli vist ka kirjas, Ain pani kirja, et mis on info läbi käinud, et siin selle sama lõigu siis avamiseelsel auditil juhitid ka tähelepanu tegelikult selle peendra laiusele ja sellega seonduvale ohule. Et samamoodi ei ole meil auditid jätkuvalt nii-öelda avalikud ja ei ole ka siis auditites tuvastatud riskid ja nendega seonduvad siis nii-öelda pädeva asutuse otsused avalikud. Ja see on tegelikult selles mõttes murekoht, sest tegelikult sealt tekib ka mingisugune nagu vastutus ja see oleks ka võimalus õppida, et mitte jällegi ei ole siin oluline nii-öelda see süülisuse määramine või tuvastamine, vaid pigem see, et me saaksime aru, et kui mingisugune analüüs on tehtud, audit ja on hinnatud riski ja on tuvastatud risk ja nüüd me otsustame, et me seda riski ei leevenda, siis muidugi sealt tekiks justkui nagu ka vastutus, aga teistpidi
see riskihinnang võis olla ka natuke ülepingutatud. Võib-olla see ei olegi nii tõsine ja võib-olla ongi adekvaatne, et me nagu mitte ignoreeri, vaid otsustame, et me ei tee sellega midagi. Aga samas kui meil ei ole seda infot kuskil registris, siis me ei suuda sealt ka mingeid pikemaid järeldusi teha, et kui täna oleks meil nii-öelda D-registris nii-öelda nende riskide kiht kokku korjatud audititest või siis ka inspekteerimistest, siis meil oleks võimalik nii-öelda vaadata, panna nii-öelda selle tagajärje statistikaga kokku ja võrrelda, et kas on mingeid korrelatsioone või mitte. Aga mul tekkis siin nagu kohe küsimus selle kohta, et kui uues normis on öeldud, et kui on kiirus üle 90, siis me samasse ristlõikesse kergliiklust ei pane. Ja kergliikluse, ütleme peenralaiust kergliikluse suhtes või siis kergliikluse asukohta eraldi kergliiklustees käsitletakse ainult kiirustele kuni 90. Aga samal ajal liiklusseadus ütleb, et kaherattaline kergliikur võib sõltumata kiirusest peenral kulgeda. Ja nüüd, kui me uued teed teeme niimoodi, et me kergliiklusega ei arvesta, aga olemasolevad lõigud on nii, nagu nad on, siis siin on konflikt liiklusseaduse ja projekteerimisnormi vahel. Ma ei tea, kas ütleme projekteerimisnormi ja liiklusseadus saab omavahel nii-öelda kuidagi ühte patta panna või neid et jah, jalgratturil, räägime siis võib-olla jalgratturist, mitte niivõrd jalakäijast, et tal on õigus ju teed pidi kulgeda, välja arvatud, kui on kiirtee. Ja näiteks selle sama Kose-Mäo lõigu peal on küsimus, et miks ei ole sinna kiirtee režiimi kehtestatud, kuivõrd see tee tegelikult vastab 40-kilomeetrises lõigus täiesti nii-öelda kiirtee tunnustele. Selle asemel on sinna pandud siis rampidele jalgratturi ja traktori keelumärgid, mis sisuliselt annab täpselt sama tulemuse. Aga mis nüüd nendesse kaherajalistesse, ütleme tavamaanteedesse puutub kiirusega kuni 90 või üle 90, siis jällegi see algne statistika, mis sa näitasid, mis puudutab kõrvalmaanteid, siis seal ongi ju pigem on need tagajärjed seotud ka ratturite jalakäijatega rohkem kui võib-olla, või siis on mingid üksiksõiduki sellised ekstreemsed väljasõidud, eks. Selles mõttes kergliikleja teemat võiks ju selles kontekstis uurida, et millistel teedel kergliiklejad sinna alla on jäänud, aga 1 aasta andmestik on selle jaoks liiga lühike, et seda peab võtma siis pika 10 aasta rea pealt. Jah, no jällegi, kui me kõike juhtumeid on liiga vähe. Ja see on ju hea, et numbreid on vähe. Seda meil ju vaja ongi, meil on eesmärk, et numbrid kaoks ära. Ei no seda küll, aga kui ma tahan mingisuguseid seoseid otsida, et kas on või ei ole seost, siis niimoodi juhuslik blipp siin ja blipp seal ei anna seose kinnitust. Ja kas mul seda ongi vaja, et tegelikult me peaksime lähtuma nii-öelda riskihinnangust ja ennetavalt nii-öelda ohutust tagama, mitte ootama statistikat. Ei vaidle vastu. Aga sõidame edasi, veerand tundi on jäänud. Jah, ja kui nüüd see vahepealne targutus veel kokku võtta, mis puudutab nii-öelda professionaalsete juhtide teemal, siis siin juba mitu aastat tagasi ma portaalis ka kirjutasin sellest, et kui on olemas ettevõtetele erinevad juhtimissüsteemi standardid, on ISO 9000 kvaliteedijuhtimiseks ja 14 000 keskkonnajuhtimiseks ja siis on 18 000 nii-öelda tööohutuse ja keskkonnaohutuse juhtimiseks, siis on olemas ka ettevõtte liiklusohutuse juhtimissüsteemi standard. Ja
üllatus, Eestis ei ole mitte ühelgi ettevõttel sellist juhtimissüsteemi osa või komponenti olemas ja ei ole, kui teda ei ole olemas, siis ei ole teda ka sertifitseeritud ja leidsin sellise ettevõtte nagu Kiba, kes tegeleb nende sertifitseerimistega ja sain ka kontakti ja selgus, et kõige lähem ekspert neil on olemas Norras, kes siis Skandinaavias neid juhtimissüsteeme sertifitseerib ja Eestis ei ole keegi kordagi küsinud sellist asja. Ja eile, kui ma rääkisin Marekuga, siis Marek oli ka kuskil, ma ei tea, seminaril või konverentsil olnud, kus olid Rootsi ettevõtted ja see aastaid tagasi ja seal oli nagu see küsimus üles tulnud mingil juhtumil, et kuulge, et aga kas te oma ettevõttes olete nagu mõelnud, et liiklusohutus või et see, kuidas te nagu käitute liikluses ja et see võiks olla teil nagu kuidagi oluline. Ja peale seda nii-öelda siis läks tuluke põlema ja ettevõtjad hakkasid nii-öelda oma nii-öelda ettevõtte siis kogu nii-öelda juhtimissüsteemi üle vaatama, et lisaks siis tööohutusele ka käsitleda liiklusohutust. Ja kui ma nüüd selle lingiga lahti avan selle natukene lisainfot, et kui me mõtleme, et millega siis liiklusohutus kõik seotud on, üks asi ettevõtte reputatsioon, et kuidas, kui räägitakse valgetest kaubikutest, et need on need nii-öelda maantee siuksed raketid, on juba siukene eelhoiak nende suhtes. Aga millise ettevõtte logo see kaubik parasjagu kannab, et kas selle ettevõtte suhtes tekib ka siis mingisugune eelhoiak. Aga et eesmärk on ära hoida avariisid ja nendega seotud siis tervise ja muid muresid. Võib-olla oleks ka kindlustusmaksed väiksemad, remondikulud, aga ka kolmanda osapoole nõuded, et avarii, kui sa põhjustad teistele kahju, et samamoodi see on kulu. Aga üleüldine positiivne kuvand, võib kasutada seda marketingis nii edasi. Aga jah, küsimus, et meil seadus sellist asja täna ei nõua, minu teada isegi mitte näiteks avaliku, ütleme, ühistranspordi ettevõtetel, et oleks selline juhtimissüsteemi komponent. Seda võiks täiesti Lux Expressile ja DLT-le välja pakkuda, need mõlemad on praegu tule all. Just nimelt. Ainuke probleem on jah see, et lähim nii-öelda sertifitseerija on Norras, aga kui teame jah, see majanduse reegleid, siis kus on nõudlus, seal tekib ka pakkumine. See vist peaks olema ikkagi kõikidele vedajatele, veoettevõtetele. See, mis sa rääkisid, see valge kaubik. Vaidlen vastu, ma arvan, et päris väiksele 2 mehe firmale küll ei ole mõtet. No võib-olla just pigem neile ongi vaja, et ma olen kuulnud, et see valge kaubiku juht pidi olema nagu täitsa eraldi inimliik. Mina ei tea, mul on üks hea sõber, sõidab ka kaubikuga. No eks ta olegi huumor, et see samamoodi see maine küsimus, mis on ju BMW juhtidel ja nii edasi. Et neil on kiire, aeg surub peale ja arusaadav, et aga üks asi on see, et on riigihanked ja riigihanke kriteeriumid. Väga palju nõutakse kvaliteedijuhtimis olemasolu, mida ei tohi nõuda on konkreetse standardi järgi välja antud sertifikaat. Mida saab nõuda on see, et sul on olemas juhtimissüsteem ja see toimib. Ja tõenduseks sa võid esitada sertifikaadi ka, aga täna jah, ilmselt sellist asja
võib-olla on vara nõuda, aga mingi eelhoiatus võiks olla näiteks, et siin, kui on ühistranspordi hanked, need on pikaajalised, et järgmises tsüklis tuleb selline nõue, et palun valmistuge. Siis see tekitaks nagu ikkagi väga selge nõudluse ka selle järgi ja see kõik oleks siis suunatud sellele, et tegelikult selliseid mõnes mõttes natuke rumalate ja inimlike eksimuste tagajärgi ära hoida. Aga Allar, ma küsiks sult nagu seda, kuidas sina arvad selle suure ja väikese kohta. Minu arvamine on küll see, et sellega peaks alustama suurtest ja mul on raske pakkuda ühtegi sellist suurt firmat, kes näiteks kallajatega midagi veab, eks ole. Need on nii ära detsentraliseeritud, ainukene ongi ühistransport ehk siis bussivedu, eks ole, see, kus on suured tegijad. Kas meil on veosektoris üldse järgi jäänud suuri tegijaid? On ikka, et suures plaanis on ju jaguneb see veosevedu 8 on rahvusvahelised veod ja on siis need siseriiklikud veod, maakeravedajad ja kohapealne transport. Ja nendel on siis nii, et jah, on nagu need ühe mehe firmad küll on ju, või 2 mehe firmad, aga nendele minu meelest saaks panna päitseid pähe läbi selle, ma küll ei ole selle 39 001 kursis, aga neid väiksemaid tegijaid saaks nagu reguleerida läbi selle, et nad rohkem või vähem sõidavad kõik ikkagi nende suurte ettevõtete alltöövõtjatena. Ja suured tegijad, kes on ikkagi seal 5 autot ja rohkem, peaksid seda liiklusohutuse juhtimissüsteemi kindlasti rakendama. Ja kui on siis alltöövõtja, siis talle tuleb see nagu vähe määrida. Et see tegelikult see korrastaks nagu seda transporditurgu päris oluliselt, ma arvan. Et siin viimaste aastatega on natuke midagi paremaks läinud selle veipilleri kasutuselevõtuga. Transpordiamet seda ju nõuab oma vedudel, seda kasutatakse, töövõtjad on sellega kaasa tulnud ja Transpordiamet oma hangetes saaks seda ikkagi nõuda. Ja see oleks mõistlik, et see hoiaks ära, ma arvan, nii mõnegi surmaga juhtunud õnnetuse, nagu seal Tartu maanteel juhtus. Et ise imestasin ja sõitsin paar päeva pärast seda kurba ja traagilist õnnetust mööda Tallinn-Tartu maanteed ja seal 2-realise peal oli 2 sellist olukorda, kus veokid rattad olid katki läinud ja lihtsalt mehed tuterdasid teel ja vehkisid kätega ja palusid autode loogu maha võtta. Aga see on täpselt see, et kui sul 2 päeva enne kolleeg saab surma, siis sa võiksid ju natukene nagu mõelda. Ja kui sul on mingisugune see juhtimissüsteem, siis saab selle järgi ju sanktsioneerida ja korrale kutsuda vedajad. Ma arvan nii. Thanks. Olulisem on jah, et selles süsteemis ju see, et jällegi ennetus, et on sellised olukorrad on nii-öelda süsteemis reguleeritud ja on protseduurid, et juht teab, et kui on selline olukord, kuidas ma pean käituma. Et ma ei roni sinna vasakust servast oma juhi kabiini uksest välja tee peale ukerdama ja kätega vehkima. Et seda ei tohi mitte mingil juhul teha. On veel teine koht, kuhu seda suruda saab, on nende kutseliste juhtide täiendkoolitusse. Kusjuures vist üht-teist isegi on, ma praegu juhtumisi teen neid kärulubasid ja just vaatan neid teooria asju üle ja kõiki neid punkte, siis mul on seal ette tulnud, ma ei tea, kas need on siis selle koolitaja enda poolt pandud nagu
küsimused sinna testi sisse, aga minu arust need on ikkagi võetud liiklusseadusest või kuskilt mingitest normdokumentidest. On ohutusega seotud. Tõka poole pealt on Aimar Lukk, kes väga palju selliste koolitustega tegeleb, et ma saan tema kaudu seda ka torkida. Okei, meil on 5 minutit jäänud ja vaatame, kas me jõuame midagi veel või me räägime paar sõna lihtsalt sellest, et mida me järgmine tund üritame lahti närida. Ma ei tea, kas kellelgi on veel nende 4-rajaliste kohta ja selle käsitletud teema kohta mingeid küsimusi, kommentaare? Minul oli praegu üks täiendus või märkus või küsimus selle kohta, et kas meil oleks otstarbekas teha sinna näiteks kilomeetrise vahega sööstaskuid. Meil on sööstasku praktika olemas kas või sealt kohalt, mis ebaõnnestunud Kirdalu tagadi, kuhu neid taskuid tehti, et kas taskud päästaksid 2+2-del, sest tegelikult neid purunenud rekkarehve selle tee ääres ikkagi jagub. Ja keeruline vastata, et lõplikult ei päästa ilmselt miski, et sellises kiire liiklusega keskkonnas, et pigem kõige ohutum on võib-olla siis ikkagi tuua see koorem ohvriks ja sõita kraavi. Või nagu on, meil ei ole sellist olukorda, aga Ameerikas, eks ole, kus on pikkadel langudel on siis need, kui rekkal pidurid ära kaovad, siis on tehtud sellised teelt väljasõitmise kuidas neid nimetada, sellised taskud, kus on siis harutee, kus ta paneb purvist otse välja ja siis ta vajub sinna killustiku sisse ja see võtab ta kinni. Allar tahtis kommenteerida. Ja ole lahke. Jah, et selle SOS tasku kohta ma ütleks, et seda ütleme sellisel kujul, nagu nad on täna, nad ei tööta, et nad on ikkagi liiga lühikesed, et võib-olla sõiduautole küll, aga kui sa oled isegi sõiduauto pluss haagis, siis see juba on lühike ja teiseks on see, et nad on ikkagi kitsad, et kui need 2+1 omad võtta, siis need, mis Tallinn-Tartu maanteel on, siis nad on ilmselgelt liiga kitsad. Ja kui nüüd 2+2 peale teha, siis peaks olema seal vahel turvapiire. Et sõidad taskusse ja kas just iga kilomeetri tagant, aga jah, mingi maa tagant nad võiksid olla, aga kindlasti eraldatud. Pigem on jah, see võib-olla hoopis teistpidi oht, et neid hakatakse sellise liiga agaralt pissipeatuste jaoks kasutama ja sealt tuleb palju selliseid aeglustamise, kirjendamisi ja rohkem ohte, et pigem õigem oleks, et me sellised ei teeks sellist vaese mehe 4-rajalist, kus on jätkuvalt mingid mahasõite või on jalgratturid, jalakäijad, vaid me teemegi ainult seda, et me teeme ta kiirterežiimile ja siis selle peenra me teeme sellise laiusega, et nüüd see hädas olev sõiduk mahub sinna ära, aga siis ikkagi on vajalik ka need muud selle inimesega tegeleda, et siis need juhid ei hakkaks seal ise toimetama oma sõiduki ümber, vaid pigem siis on kohustuslik tellida turvaveok, mis iganes vaja, et oleks ohutus tagatud, aga need taskud jah, pigem võib-olla sellisel teel on raiskamine. Hästi, aga järgmise tunni kohta on meil praegu üks teema üleval, see on selle Tallinnas bussi ette astunud naisterahva teema, nii-öelda personaalprobleem. Aga kas meil on veel midagi? Kas see on nüüd personaalprobleem, vaid pigem on see sellise linnakeskkonna teatud liikluskorraldus küsimus ikkagi, foorid ja sellised mitte täieliku ristmiku lahendused, mida võib mitmeti mõista ja ka mõned seadusepunktid me avasime, et mis
paneb nagu kukalt kratsima. Et ja mida me oleme ka ilmselt kusagil varem juba öelnud, võib-olla niisama vestluses Facebookis, et eesõigust ei ole ohutusliikluses, et ei saa läheneda niimoodi asjadele, et mul on õigus sõita, siis ma võin ka inimesest üle sõita, et see vajab nagu ikkagi liiklusreeglistikus ümberlükkamist üheselt. Aga jah, praeguse seisuga siis see teema, konkreetne juhtum, konkreetne asukoht Narva maanteel siis oleks üks käsitlus. Ja ka kui on mingeid muid, siis palume meile edastada. Tund on meil kenasti täis saanud, et täna kõiki osalemast ja jällegi salvestus avaldub siis liiklusohutusauditi YouTube'i kanalil. Aitäh! Loodetavasti lahutusest oli abi ja kellegile läheb korda. Suured tänud ja kohtumiseni. Ja kõigile tere tulemast järgmine kord. Ja. Head aega!